minu jaoks on kickboxing ala, kus tegelikult kõik sportlased teevad samasuguseid trenne ja tegelikult kõigil täpselt samasugused relvad. Loeb see, kes suudab ära kasutada enda õpitud ringis paremini, kes suudab ära kasutada vastase nõrkused ja tugevused. Samuti loeb kickboxingis väga vastupidavus tegelikult, kuna see on väga tempokas ala, nii et tihtipeale võidab see, kes on vastupidavam. Tänu sellepärast ma teengi palju jookse, jooksen poolmaratone, kõik selle eesmärgiga, et kasvatada treenida enda südant veel tugevamaks, et ma suudaksin vastu pidada kõrgele tempole. Ma arvan, et kõrgtasemel sporti tehes sa pead nii või naa olema natukene peast hull, et suutma endast anda seda maksimum ja viia ennast piirideni, kus võib-olla tavainimene annaks alla samamoodi. Iga sportlane teab seda tunnet, kui sa oled treeninglaagris ja järkad hommikul üles ja sul on kohad valutavad, aga treener saalis ei ütle sulle, et sa ei pea tulema täna, kui natuke jalg valus on, vaid mina, kui sportlane pean ikka ennast kohal viima, olenemata sellest, kas on halb olla või mitte. Kindlasti probleemid, millega nagu võib-olla enne kickboxi silmitsi seisin, tundusid palju suuremad kui praegu, et kindlasti kõik see võistlemine ja enda hirmudega silmitsi seismine kindlasti teinud mind tugevamaks inimesena. Ma olen sportlasena hästi järjepidev, et kindlasti poleks ma selle lühikese ajaga jõudnud nii palju saavutada, kui ma ei oleks nii järjepidev, et tegelikult me teeme trennis täpselt samu asju kuude kaupa tegelikult. Samad jooksud, samad sparringud, samad kotitrennid, kombotrennid, kõik see sama tegelikult, et loeb see, kuidas seal teed vastu pead. Mingi hetk viskab kõigil üle ja kõigil viskab üle, mul viskab ka üle ja kõigil on halbu päevi, aga loeb see, et sa tuled ja teed samu asju järjepidevalt, see viib tegelikult tippu. Et kõik need kordused, kõik need, mida rohkem sa neid teed, see osamaks läheb, nagu on öeldud, et ma ei karda mees, kes oskab 10 000 lööki, vaid ma kardan mees, kes on teinud ühte lööki 10 000 korda. Et ma arvan, et see võtab selle kokku, et ongi see järjepidevus viib sinna tippu samamoodi. Sportlasena mind on treenitud niimoodi, et ma ei leia endale vabandust, kui näiteks kui mul on käsi haige, siis ma tulen trenni, teen teise käega. Mul on põlv valus, okei, ma ei saa jalgu lüüa, aga ma saan käsi lüüa. Mis iganes, jalg on valus, ei saa jalgu lüüa, aga mul on põlved ja teine jalg on terve. Ehk siis nagu ma leian alati viisi ja minu arendamine, nii-öelda nagu sportlase arenemine ei lõpe sellega, et mul on mingi pisivigastus küljes, vaid alati ma leian viisi, kuidas sellest üle saada. Suvel ma ei saanud joosta, sõitsin ratast 3 tundi. Kas see oli lõbus? Kindlasti mitte. Üks kõige ebamuud asju, mis ma teinud olen, ma arvan. 3 tundi rattas selles istuda on ikka piin, aga see kindlasti on aidanud mul kasvatada enda vastupidavust ja ma arvan, et tänu sellele ma suutsin teha see aasta enda poolmaratoni rekordiga, mis oli 1:34. Minu jaoks eduka matši saladus on analüüs. Et ma arvan, et pidev analüüsimine nii võidu kui kaotuse korral on see, mis tegelikult viib edasi. Tegelikult me ju kõik teame vastaseid, nii et loeb see, kes suudab paremini vastast analüüsida. Me näeme tema tugevusi ja nõrkusi, muidugi me keskendume tema nõrkustele, aga me peame alati ka arvestama tema tugevustega. Samamoodi on alati olemas ka see ühe löögi võimalus, mis on meie spordis suur asi. Sa võid 3 raundi juhtida, viimase raundi lõpus sa saad löögi, mis kustutab seda ongi kõik. Et alati tuleb analüüsida ja ma arvan, et see ongi põhiline, mis on mind viinud edasi, et isegi võidu korral me istume maha ja vaatame matši läbi ja leiame, okei, see oli tore, muidugi emotsioon on laes, aga tuleb vaadata seda, mis on ka nagu valesti. Olen pikalt andnud juba tegelikult trenne ja nüüd alustasime sellest selle aasta septembrikuust Team Asturi treeninggruppidega. Õpilaste treenimine on kindlasti mulle väga palju juurde andnud sportlasena, kuna kui mina annan edasi mingit tehnikat, siis ma pean vaatama selle ise, et ma teeksin ka õigesti. Kui ma õpetan inimest lööma, siis ma pean olema ise kindel, et see on õige. Ehk siis ma tegelikult kordan endale üle ka nagu ABC-d nii-öelda siis. Ma õpetan algajale, kuidas lüüa sirget, kuidas lüüa haaki, kuidas lüüa jalga, samal ajal ise kontrollides üle enda tehnika ja läbi mõeldes, mida ma edasi annan. Ehk siis treenerina pean mõtlema veel põhjalikumalt ette, mida me tegema. Kohati isegi on treener raskem olla kui sportlane. Ma tunnen praegu, et kuna ongi see just, et mina vastutan, mis ma talle õpetan. Aga samamoodi on treenerina nagu teistsugune rõõmustus näha, kui sa näed, et see inimene on arenenud ja tänu selle sina talle trenni andnud. Et kindlasti on treeneri amet mulle kõvasti juurde andnud.
et vastutus ongi, et ma võtan vastust sellest, ma treenin tema välja, kui tema läheb võistlustele, võidab, siis see on täiesti teistsugune nagu rõõm ja seda nagu, see pole sama, mis sa ise teed nagu, et paneb hindama kindlasti treenerite tööd ka rohkem. Ütleks nii, et sportlasena on alati mul eesmärk areneda. Minu eesmärk on areneda nii võidu ja kaotuse korral. Ma oleme kindlasti oma karjääri jooksul palju arenenud kaotuse puhul, ma tean, et ma olen võtnud enda kaotustest kõvasti ja samamoodi ka võitudest, olenemata võitma on ikka suutnud edasi areneda, ehk siis me vaatame tavaliselt minu karjääri kui poole aasta kaupa. Esimene poole aasta oli väga võimas, me olime väga rahule, olenemata sellest ühest kaotusest, see oli vajalik, sest me tegime, mina ja mu tiim õppisime palju ka kaotuse puhul, just ettevalmistuse puhul, et millal varem hakkab taastuma, millal lõpetada tugevad treeningud ära, oleme muutnud trenne, oleme saanud nüüd oma süsteemi paika, loodame, et see kõik toimib ilusti. Ja meie poole aasta plaan oligi nüüd, mis tuleb, ongi siis, et minna 19. oktoober Bosniasse maailmameistrivõistlustele, mis on kindlasti väga suur võimalus, ma esindan Eestit. Ja minna võistelda maailma suurriikidega, kus on Türgi, Ameerika, Aserbaidžaan, kõik suured riigid ja mina lähen Eestit esindama, nii et see on kindlasti suur au ja võimalus teha midagi, mida pole varem tehtud. Ja 23. november on meil põhimõtteline vastasseis Edvin-Erik Kibusega. 23. november Tondiraba jäälis number 1 fight show. Kindlasti need kaks võistlust on minu jaoks, minu karjääri jaoks kindlasti väga olulised ja võivad olla pöördepunktid täielikult, et kõvasti on praegu tööd selle nimel tehtud ja ütleme nii, et kui selle aasta saab lõpetada kahe nii-öelda MM-i kulla ja Kibuse võiduga, siis ma arvan kindlasti, et meie plaanid on praegu vett pidanud ja kõik läheb ülesmäge. Ei, kindlasti mitte, et ma olen väga valmis, et ma olen väga tänulik oma fänniarmeele, see on uskumatu ja ma arvan, et mina ja mu fänniarmeel on veel kõvasti näidata, mida me suudame. Et ma arvan, et see 23. november Tondiraba jäälis tuleb midagi unustamatut ja arvan, et Eesti rahvas pole kunagi niisugust asja näinud ja ma arvan, pole ükski ürituse korraldaja niisugust asja varem näinud, et kindlasti tulevad põnev aasta lõpp meil. Palju edu, Vaiko Laskul, aitäh! Aitäh teile!